Üürilepingut sõlmides lepivad üürnik ja üürileandja omavahel kokku ka selles, kas rahade maksmine toimub sularahas või ülekandega. Kui kokkulepe on sularahas maksmise osas, siis soovituslik on vormistada veel üks täiendav lepingu lisa, kuhu pannakse kirja igakuiselt üürisumma ja kõrvalkulude summa ning kuupäev nende tasude maksmise osas, mille siis mõlemad osapooled allkirjastavad ja selle alusel on võimalik siis kummalgi osapoolel tõestada, et on toimunud rahade üleandmine ja omalt poolt siis korteri omanik kinnitab, et tema on üürniku käest need rahad kätte saada. See on väga oluline jällegi selle jaoks, et ei oleks mingeid suulisi kokkuleppeid, mida hilisemas faasis võimalike probleemide korral pole võimalik tõestada. Reeglina maksab üürnik üürisumma jooksva kuu eest ette. Üürilepingut sõlmides on omanikul õigus võlaõigusseadusest tulenevalt küsida tagatisraha 1–3 kuu ulatuses. Tänane turupraktika näitab, et pigem on see 1 kuud, vahel harva ka 2 kuud, aga see on sinu ja üürniku omavaheline kokkulepe. Üürilepingu lõppemisel tuleb sul omanikuna üürnikule tagatisraha tagastada hiljemalt 2 kuu jooksul. Tavapärane turupraktika on see, et tagatisraha tagastatakse üürnikule pärast seda, kui on laekunud kommunaalmakse tema viimase kuu tarbimise eest. Üürilepingu lõppemisel tuleks tagatisraha üürnikule tagasi kanda hiljemalt 2 kuu jooksul. Tavapärane turupraktika on aga see, et tagatisraha tagastatakse üürnikule pärast viimase kommunaalarve kättesaamist.